nothing special, but they are special for me. Täna vaatame väikest valikut minu eetest. Siin ei ole midagi erilist, küll aga on nad minu jaoks erilised. Okei. Nii, alustame näiteks nendest suurtest rohelistest kõrvarõngastest. Need ma tellisin ühe käsitöötegija käest, need on polümeersavist ja need on kõrvas hästi efektsed. Need on tegelikult väga päris suured. Need on päris suured. Ja kui sul on juuksed kinni ja mingi lahe meiki outfit fookusest väljas, nii, siis on need päris ägedad. Tumeroheline on minu teema täiega. Okei, panen need kõrvale. Nii. Võtame järgmiseks need pisikesed. Need on hõbedast kõrvarõngad, siukesed tilgakujuga. Need andis mulle üks minu vanaemadest. Ja sellepärast ongi need mulle erilised. Ma olen rohkem kullakandja või vähemalt nagu soojade toonide kandja. Ma ei kanna neid eriti tihti, kuid aeg-ajalt tuleb ette, kuna ma töötan siukeses kohas, kus ma ei saa kanda väga suuri ega silmapaistvaid ehteid, siis ma mõnikord panen need. Need on siukesed soliidsed, armsad. Nii, siin on üks käevõru. See vist on roosa kvarts. Ma ei ole eriti kivide teadlik. Aga selle kinkis mulle minu üks väga hea töökaaslane. Ta kinkis selle mulle lapse sünni puhul. Ja see on siuke väga armas ja lihtne, kuid taaskord, kuna ma seda tööl kanda ei saa, siis kannan ma seda, ma ei tea, mingitel muudel juhtudel, aga ka mitte väga tihti. Siis on mul siin ühed siukesed musta värvi rippuvad kõrvarõngad. Need andis ka mulle üks minu vanaemadest. Ja tegelikult ega nendega mingit pikka lugu ei ole. Ma ei ole neid kordagi veel kandnud. Ta lihtsalt ütles, et võta need endale, sest tema neid enam ei kanna. Et tema on juba nii vana, et tema ei lähe nendega kuskile. Ma ütlesin, hea küll, need on tegelikult ju väga lihtsad, ilusad. Siis on siin üks siukene, paneme fookusesse. No, kus sa oled? Nii. See on hõbesõrmus, see on puhastamata, sellepärast ta on siuke natukene, värv on võib-olla kole. Selle ma sain jällegi ühelt enda vanaemalt. Ja sellega on jällegi see lugu, et ma ei ole saanud seda kanda, sest tööl ei või. Ja mul läheb tegelikult meelest ära, et see mul on. See on siuke päris suur ka, ma arvan, et see jääb mulle kinni igale poole. Aga see on minu jaoks eriline, sest see on vanaemantud. Ja see on tegelikult päris lahe. Siin on jällegi üks käevõru. Ja tegelikult peaksid need olema komplektis nende kõrvarõngad.
panna kätte ja särada. Aga mulle see meeldib. Mis siin peidus on? Okei. Siin on lihtsalt üks hõbekett. Nii. Siin on ühed siukesed, mis mul siin on? Okay. Siin on ühed siukesed rohelised kõrvarõngad, samuti tehtud polümeersavist. Need ma ostsin ka ühe käsitöö tegija käest, sest mulle lihtsalt väga meeldisid need ja kõnetasid mind. Neid ma kannan ka tööl päris tihti. Need on siukesed pisikesed, tagasihoidlikud ja armsad. Nii, siin on üks sõrmus. Selle ma ostsin endale ise kunagi ammu. Ma arvan kuskil 10 aastat tagasi, võib-olla 8. Tallinnast ühest mingist pärlipoest, mis pani just oma uksed kinni. Ta oligi vist viimast päeva avatud. Ma ei tea, kas see mul enam sõrmega läheb, äkki läheb väikesesse sõrme. Mu käed on selle geneetilise liivaga koos, sest ma tegin just enne seda geneetilise liiva videot. Ja nagu näha, ma ei pesnud korralikult oma käsi. Seega, sorry. Okei. Igal juhul seda sõrmust pole ma väga ammu kandnud. Aga ta siiski kõnetab mind, mulle meeldib selle stiil ja värv. Nii et see ootab mingid hetke, et sõrme minna. Ja siin on ka ühed polümeersavist kõrvarõngad. Ostetud samuti käsitöö tegija käest. No minu arust mega ilusad. Ma olen neid vist ühe korra tööl kandnud. Nädalavahetusel, siis kui ülemusi majas ei ole. Ja kui sa mõtled, mis tööd ma sellist teen, siis vihje meditsiin. Ja seal ei ole hea, kui sa ülemäära särad oma suurte eetega. Igal juhul. Neid ma olen paaril korral kandnud. Mulle väga meeldivad nad. Aga minu jaoks tahavad nad mingit teatud outfiti. Et kui ma olen mingite tööriietega, siis see lihtsalt ei ole see. Aga muul ajal vabal päeval on nad väga ilusad. Nii, läheme edasi. Siin on, nii, fookus, tule tagasi. Tule tagasi, nii. Siin on ühed, ma ei saa öelda kuldkõrvarõngad, need ei ole kullast, need on ostetud Expressionsist. Ma ei tea, mingi 3 euroga, maks 5 euri. Rõngad, mulle väga meeldivad need. Neil on siuke, ütleme, kas saab, ja nad on siuksed nagu säbrulised. Ja neid ma vabal päeval kannan päris tihti. Ja need on täiega lahedad. Ja kusjuures need ei ole pannud mu kõrvu kuidagi, ma ei tea, valutama või mingit löövet tekitanud. Kuigi on näha, vaata, et siit juba hakkab mingit värvi maha tulema. Aga need on ikkagi täiega lahedad, mulle meeldivad. Nii. Palun vabandust. Läksin telefonihoidja vastu. Ei kukkunud õnneks. Nii, vaatame, siin on ühed pisikesed. Kas me saame fookusesse? Jah, saime.
ostsin endale suvel Prahast. ma käisin sõbrannadega reisil ja kuna mulle väga meeldivad kõrvarõngad ja üldjuhul ma kannan tihti kogu aeg kõrvarõngaid, siis need väga kõnetasid mind. Nad on teatud valgusenurga all värvilised, mingi valgusenurga all läbipaistvad ja ta on siukesed kuubikud. kas me saame mingi värvinurga? Näed sa? Täiega ägedad. Neid ma kannan ka päris tihti. Nii, siin on mingi bling-bling. See oleks, need oleks ilusad, kui nad oleksid päris kullast. Aga ma ei taha teada, kui kallid nad siis oleksid. Ühesõnaga, need on ostetud Expressionsist, kui ma käisin oma sõbranna pulmas. Kuna mul oli punane kleit, siis ma tahtsin mingeid sobivaid kõrvarõngaid. Ja need ma sealt sain €2. Kuna need on ikkagi päris siukesed, ütleme, suured ja pilku püüdvad, siis väga tihti neid kanda ei ole õnnestunud. Kuid paaril korral nad on head kerged, sest nad ei ole päris kullast. Aga muidu väga ilusad, mulle meeldivad. Võtan vahel selle. Siin on mu ninarõngas. Mul on olnud ninarõngas alates 13. eluaastast. Praegu olen ma 32 ja ma tegin ise omale ninarõnga, kui ma olin 13. Küll aga seda rõngast konkreetselt ei ole ma tükk aega kandnud. Sellepärast lihtsalt, et ta on hõbe ja mulle ei sobi hõbe nii palju, kui mulle sobib kuld. Aga ta on ikkagi minu jaoks eriline. Okei, mis me järgmiseks võtame? Võtame need kuud siit, need mulle meeldivad. Poolkuud. Need ma ostsin endale, kui ma käisin märtsikuus Amsterdamis. Mulle meeldib reisidelt osta kõrvarõngaid. Ja mõnikord, päris igalt reisilt ei ole saanud osta, aga kui ma on vähegi õnnestunud, siis ma olen ostnud endale kõrvarõngad. Ja need mind väga kõnetasid. Ja neid ma kannan ka päris tihti. Aga jätkame veel Amsterdami lainel. Siin on siukesed, vaatame, kas me fookusesse ka saame. Nii. Siukesed oranžid ja rippuvad. Need ma ostsin samuti Amsterdamist. Need on siukesed suvised. Neid mulle meeldib kanda suvel hea tuju ja ilusa ilmaga. Nii et need ootavad suve või kevadet. Et praegu Eesti sügisel või talvel ma neid eriti ei kanna. Lähme vahepeal sõrmuste juurde. Nii, siin on üks siukene, tegelikult peaks olema hõbesõrmus, aga taaskord ta on koledaks läinud. Ja jällegi saadud vanaema käest. Ei ole kordagi kasutust veel leidnud. Lihtsalt, sest ma alles sain selle. Ja see on samamoodi saadud vanaema käest. Pole kordagi veel kasutust saanud. Ilusa rohelise kiviga. Nagu te aru saate, siis vanaema on mulle päris palju ehteid andnud.
meeldib see roheline värv. Ilus. nii. teate, need on ostetud Temust. mul oli, ma ei mäleta, mingi pidu, mingi konkreetne pidu, mille jaoks ma vaatasin, et ma tahaks just selliseid. ja nii ma oma esimese ostu Temust tegin koos mingi muu paanaga. aga need on väga ilusad, neid ma vabal päeval ka väga tihti kannan. nii, siin on ühed pisikesed taaskord polümeersavist ja ühe käsitöötegija tehtud. Mega armsad, väga-väga armsad. Neid ma kannan nii tööl kui kodus, kui ma ei tea, peol, mitte et ma käiks peol, vahel harva. Nad on mega lihtsad, samas ilusad, samas erilised. ma ei tea, kõik, mida mina ühes kõrvarängas otsin. Mega head, mega armsad. siin on üks kaelaahe. ootame, kas ma saan seda siin üldse näidata. okei, ma lihtsalt näitan niimoodi peo peal vahetele. see on nagu kaherealine kaelaahe. ja seda ma kannan ainult siis, kui ma kuskile välja lähen. see on ostetud Tenerifelt. ma kunagi elasin Tenerifel 4 kuud. see on ostetud mingist suvapoest, see on mingi odav kaup, aga sellel on minu jaoks väga eriline koht, väga eriline tähendus. see sümboliseerib minu jaoks Tenerife soojust, neid inimesi, neid pidusid, seda elu, mida ma seal elasin. ja seda ma kannan Eestis, kui ma kuskile välja lähen või on mingi üritus või teatris. nii, need punased kõrvarõngad. ma ei tea, miks, aga need on samuti minu ühed erilisemad kõrvarõngad. Need on ostetud jälle ühe käsitöötegija käest. ja kuna punane värv on minu värv, siis ma nagu tunnen, et need reaalselt kaunistavad mind. Nad näitavad kuidagi mingit tõelist mind. ma kannan neid tihti ka tööl. tegelikult on nad üsna väikesed, aga nad on ilusad. seega saavad nad päris tihti kandmist. nii. Need on, ma arvan, et need on ostetud Expressionsist. hästi lihtsad nagu nii-öelda kuldsed, aga mitte päris kuld, ikka mingi odav käpp. aga hästi lihtsad rippuvad kõrvarõngad, samuti kannan tööl, kodus, kogu aeg, ka ühed lemmikud. nii, siin on ühed rippuvad. oota, mis kivi see oli, kas see võis olla ka roosa kvarts äkki või, mis siin on, ma ei mäleta enam. Need on ostetud ka sealt Tallinnast, kust ma hoidsin ühe selle sõrmuse, mida ma annasin sealt ühest kivi või pärlipoest, mis pani oma uksed kinni. ma ostsin selle sõrmuse
saa enam nii palju kasutust, kui nad kunagi said. nii, ja viimased. ja nagu siit juba on aru saada, eks, on need samuti käsitöö tegija omad. Need on veidi siukesed suuremad, neid ma päris tihti iga päev ei kanna, aga need on väga ilusad mingi kinnise soenguga. aga tööl ma need kindlasti ei saa kanda. Ta on natuke liiga suured ja silmatorkavad. aga muidu on nad päris lahedad. nii, aga mis siin veel on? siin on üks. oih. siin on üks tagus. okei. siin on. tule siia. nii, vaatame küll. oi, tuli. siin on üks ninaneet. hõbedane ja vist on valge kivi. või on sinine? ei saa aru. valge. seda ma ei ole kandnud väga tükk aega. esiteks ma eelistan kuldset tooni ja teiseks mulle meeldivad pisikesed rõngad. aga seda